maratoni võitjat Josten Vaidemit, tere tulemast tagasi ja palju õnne sulle võidukalt tagasi finišist. Ja nii nagu siin, nagu ütlesin. Josten Vaidem, 26. Rakke rattamaratoni kindel võit, palju õnne. Aitäh. Võtame tänase päeva kokku, siis Markus Pajur oli stardis, ilmselt kõige suurem konkurent ja pakkus sulle ka päris kõva vastast, et räägi siis, kus maalt tast lahti said ja kuidas tänane sõit lahti rullus. Jah, eks kui Markus, ükskõik kus Markus stardis on, ta tegelikult on favoriit, et ta on Eesti ikkagi üks tugevamaid rattureid ja ütleme nii, et mina ikka mandrossisin enne sõitu, et kartsin teda, aga sõidu kulg nii-öelda soosis mind ja tuli võit ära, et seal Emmumäel ma panin ise gaasi, et kasutasin seal niisugust peataolekut ära, et esimesed 2 sõitsid natuke valesti ja ma panin kohe seal klotsi, võtsin vahefiniši võidu ära ja siis mingi hetk tuli Markus üksi järgi ja siis lõpuni koos me sõitsime võrdselt tööd tehes ja siin ma teadsin, et ma pean lõputõusudel proovima ja saingi väikse vahe sisse ja tulin võidukalt lõpuni. Kas see eelmise aasta mõru maitse veel natukene meenutasid Rakkest, kus Rein sul mehed järgi vedas ja sa tegelikult ju võidu napilt ju kaotasid, et tegelikult oli sul meeles, teadsid sa jätkuvalt, et tuleb lõpus ikkagi see viimane välja panna enne finišijoont? Ma teadsin, et ma ei tohi üksi ära sõita peale Emmumäge, et seal taga on niisugused vedurid, kes lihtsalt mulle järgi tõmbavad, et õnneks Markus tuli üksi tagant ja oli niisugune ideaalne seis minu ja meie jaoks, et nii ta tuli. Igal juhul Josten, Bosch Eesti maastrikrattasarjas on sul nüüd 5 etapist 5 võitu, võid vist ikkagi väga suure uhkusega see särki kanda ja hooaja selles mõttes lõppenuks lugeda, et üldvõit on nüüd 100% kindel, et siin isegi pole mingit muud võimalust, et midagi võiks juhtuda, et kuidas sa nüüd sellele hooajale tagasi vaatad ja mis sul edasi veel plaanis on, et tegelikult meil ju sarjas 1 etapp on tulemas ja mõned stardid meil siin Eestis on veel, et kuidas sul on? Eks ma lähen seda viimast etappi ka ikka sihtima, kuigi nädal enne ma lähen Lõuna-Euroopasse, võtan natukeseks aja maha, et eks näis, kuidas see vorm seal Tallinnas on, aga ma arvan, et ei saa midagi kehva olla, et see Tallinna maraton ja siis üritan Estonian Cupis ka maksimumi võtta, et seal küll seisud nende gravel-etappide pärast ei ole nii head, aga üritan seal kokkuvõtte peale sõita ja siis põhimõtteliselt Haanja 100 ja siis ilmselt tõmban hooajaga otsad kokku. Et Haanja 100 hooaja finaalina ei jää ka tänavu välja? Ei jää, see on üks mu lemmiksõite, et mida ma naudin kõige rohkem. Igal juhul Josten, palju õnne sulle ja pane sama kõvasti edasi. Aitäh!